Nagu te näete, siis ma olen õudselt halb ettekannete tegemisel. Ma juhindun põhimõttest less words, less slides. Nii et kõik selle, mida juba ennem ette loeti, ma võtsin lihtsalt kahte sõnasse kokku. Aga tegelikult ma tahtsin seda asja alustada pisut teistmoodi. Ja põhjuse või ajendi sain ma täna hommikul siia sõites. Kuulasin raadiost, ja nüüd just vaatasin üle, kell 11 Idaranniku aja järgi tuleb välja uus Freedom House'i internetivabaduse indeks selle aasta kohta. See ilmselt ei tule teile üllatusena, et Eesti on endiselt kõrgel kohal. Olid eelmine kord kohal number 2 Islandi järel. Raadio ütles, et me oleme seal ka edaspidi kohal number 2. Seda esiteks. Teiseks, kui me vaatame E-riigi Akadeemia tehtud küberturvalisuse indeksit, võib-olla kritiseerime, et Eesti värk, et olemegi enda suhtes paindlikumad. Ka Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit ITU on välja andnud küberturvalisuse indeksi, kus me oleme väga kõrgel kohal. Ja vaata, need kaks asja kokku, nii Freedom House kui siis küberturvalisus. Leidke teine riik, kes samaväärselt on sama kõrgel mõlemas, sest tavapäraselt ollakse head ühes või teises. See, et me oleme head mõlemas, teeb meist nagu hästi unikaalse keskkonna. Ja see on asi, mida me väga tihti ei teadusta. Ja võt just see on see väärtus, mida me peaksime maailmas rääkima ja edasi kandma. Nüüd, kuidas ta suhestub sellesse teemasse? Sõimusõnu on palju. Isket võib kritiseerida, et on õudselt paks. ISO võib kritiseerida, et jätab liiga vabad käed. GDPR on ka sõimusõna, aga päeva lõpuks GDPR kehtib, meeldib see meile või mitte. Ja üks asi, mis on GDPRis kirjas, on põhimõte, et rakendada tuleb kõiki asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse. Väga lihtne. See on käsk. Nüüd, kui me vaatame mõningaid juhtumeid, millest kas me oleme ise rääkinud või on neid lihtsalt meedias kajastatud ja jätame need DDoS'id korraks kõrvale. Ma saan aru, et nendest on hea rääkida, aga viimased 2 aastat märksõnad on läbi käinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, TEHIK, Riigikantselei, RIA, päeva lõpuks vahet ei ole. Kõik sellised kaasused, millest on räägitud. Kui me vaatame seda juurpõhjust sinna taha, siis me saame aru, et meil on interneti suunas teenus, millel on turvanõrkus, mille keegi teine leiab esimesena kui meie. Nüüd me paneme selle fakti, ja see on väga selgelt fakt, kokku sellega, et me peame kasutama kõiki asjakohaseid meetmeid. Vahet ei ole, on nad organisatsioonilised, on nad tehnilised, on nad protseduurilised. Paneme need 2 asja kokku ja me saame aru, et meil tegelikult on puudu see pilt, et kuidas meie teenused igal ajahetkel tagavad turvalisust. Ja tagavad turvalisust selles kontekstis, et kõik need, mis on internetist kätte saadavad, päeva lõpuks, kui seal on auk, piisab, kui kellelgi on piisavat huvi, natukene skilli, ta leiab selle ülesse. Nüüd, mis me saame teha selleks, et teenus jätkuvalt oleks internetis, jätkuvalt on huvi, aga et seal ei oleks seda auku, et üles leida. Üks võimalus on teha turvatestimine. Ja ma väga loodan, et turvatestimisi tehakse teatud regulaarsusega, aga mul on niisugune kuri kahtlus, et muudatusi tehakse tihemini kui turvatestimist. Ja võib-olla see ei olegi iseenesest halb, et muudatusi tehakse rutem. Amazon minu meelest teeb muudatusi iga 18 sekundi tagant. Nii et on fakt, et seda tsüklit sa lihtsalt ei jõua läbi testida. Ja järelikult tuleb teha midagi printsiibis teistmoodi. Ja siis me jõuamegi sellisesse märksõnasse nagu
on bug bounty. Päeva lõpus bug bounty võib küll kõlada edevalt, võib kõlada eesti keeles ka pisut kohmakalt, buugipreemia programm, kus need buugid on, tavaliselt räägime buugist kevadeti, siis kui inimesed metsas hakkavad käima, aga küberturbe kontekstis me räägime ikkagi aukudest, mis on olemas, ja me räägime selles kontekstis selliselt, et me väärtustame iga inimese panust, kes tahab aidata meil teha üht või teist teenust turvalisemaks. Käsi püsti, kes on kunagi tellinud või osalenud turbetestide tellimisel. Nii, väga paljud käed tõusid, väga hea. Siis buugipreemia programm ei ole mitte midagi muud kui seesama turbetestimine, aga ühe pisikese kriitilise erinevusega. Ja nimelt, siin me ei osta mitte töötundi, vaid me ostame tulemust. Kui sa turvanõrkuse leiad ja raporteerid, siis sa saad raha. Tunnipõhisel lähenemisel ma ostan mingi hulga tunde, teadmata, mida leitakse. Sõltub küpsusest. Võib juhtuda, et tunnipõhine lähenemine minule kui tellijale on odavam. Sest kui leitakse palju asju 10 tunni jooksul, siis ma maksan 10 tunni eest. Versus see, kui selle eest leitakse näiteks 10 kriitilist, 20 kõrget ja nii edasi, see võib minna kallimaks. Nii et see on selline paratamatus, aga siin ei ole mitte midagi uut. Nüüd, miks me sellest räägime? Nagu ma ütlesin, siin suurt saladust ei ole, ka meie oma nimi on läbi käinud, kui me vaatame neid intsidente, mis siis on lõppenud mitte häirega teenuse kasutamises, aga sellega, et keegi on saanud ligi kuhugile, kuhu ta ei oleks pidanud saama. Tõenäoliselt me räägime siin riivest konfidentsiaalsusele, annaks jumal, et mitte terviklikkusele, aga ikkagi, GDPR nõuab. Ja kuidas me seda siis tagame? Olukorras, kus turvatestimist muud moodi ei saa, sest et turg seda hästi võib-olla ei toeta, vaatame ringi, kuidas mujal maailmas tehakse. Mujal maailmas üha enam riike on vaatamas buugipreemia programmide suunas ja vaatasime ka seda meie. Nii et natukene numbritest, ta on tänaseks hetkeks olnud töös 259 päeva, nii et natukene meil kogemust on. Muideks, selleks, et seda töösse panna, me kõigepealt pidime enda jaoks nagu päris kõva kodutööd tegema. Teades, et ükski riigisektori asutus seda seni teinud ei ole, pidime me vaatama, kuidas on üldse võimalik sellist asja panna Eesti õigusruumi konteksti, nii et hundid söönud, lambad terved, keegi ei tunneks, et tema õiguseid on kuidagi ülemäära riivatud, aga ka teisalt selleks, et juhul, kui me ikkagi nüüd otsustame, et me ühe või teise tulemuse eest maksame, et sõbrad maksuametist ei tuleks meid kiitma, et me oleme siin kuidagi maksudega nihverdanud või muud moodi, et see on nagu päris intellektuaalselt ja tehniliselt huvitav väljakutse. Aga ma ütleks, et hästi positiivne. Nüüd, mis on veel oluline? Kui ma mainisin, et turbetestimise puhul reeglina ei ole võimalik samas mahus asju püsivalt teha, sest vaadake, Eesti on suhteliselt väike, siis kasutades ära nii neid inimesi, kes võib-olla igapäevaselt selles valdkonnas ei tööta meil, kui ka inimesi laiemalt, siis meil on täna
programmis ligemale 700 erinevat jutumärkides häkkerit, kellel on erinev skillset, kes vähem, kes rohkem, kasutades täiesti erinevaid käekirju, vaatab piltlikult öeldes sama teenust. Mis tähendab, et tõenäosus, et me midagi leiame, on oluliselt kõrgem. Nüüd, miks me sellega nõnda nimetatud pilooti alustasime? Me tahtsime aru saada kahest asjast. Esiteks, kas meie oma, taaskord sõimusõna protsess, aga kas meie oma protsess, mis peaks tagama, et see teenus, mis siis on internetist kättesaadav ja loodetavasti turvaline, kas ta ka tegelikult turvaline on? Sest päeva lõpuks, kui mul esimese päevaga kogu see rahakott tühjaks joostakse, pugisid täis nii, et tabab. Järelikult me oleme kuskil nagu protsessis hästi kõvasti feilinud. Ja teiseks me tahtsime aru saada, mida ta töökoormuse mõttes tähendab, sellepärast, et ega siis igas kohas, kus raha on mängus, tuleb paratamatult hästi kriitiliselt vaadata peale kõikidele teavitustele. Kas see on turvanõrkus, kas see ei ole, sest päeva lõpuks sellest sõltub, kas me maksame välja või ei maksa ja kui ja mis kriitilisuse tase on. Kui ma nüüd eile seda slaidi kokku panin, siis statistika, mis mul oli, ütles, et me oleme teinud väljamakseid summas 1250 eurot. Tegelikult hästi pisikene summa. Väga suur saladus ei ole, see on umbes 5 madala taseme nõrkust. Et selles osas, mis puudutab nüüd tagasisidet, et kas meie oma kvaliteedi tagamise tegevused on piisavad, et need asjad, mis laivi jõuavad, ka turvalised on, siis ma ütleks, et selle kogemuse me saime. Järelikult on see asi, mida tasub edasi mõelda. Ja teiseks, seda diskussiooni, neid mõtteid, neid asju, mis sealt tulevad. Minu jaoks kõige väärtuslikumad on need, kus me võib-olla päris hästi ei ole aru saanud, et ka protsessi annab teistpidi disainida. Ja disainida selliselt, kus võib-olla mõni nõrkus on vähem sees, ehk me ei osanud näha ilmtingimata kõiki protsessi nõrkuseid. Siis need asjad tavapäraselt sul ühestki nagu turbetestimisest välja ei tule. Aga on siit välja tulnud. Nüüd hetkel on programm seadistatud selliselt, et me maksame kuni 3000 eurot, juhul kui leitakse kriitiline turvanõrkus. Kui te vaatate väljamakseid ja seda minu kommentaari, et 5 madala taseme nõrkust, siis ma ei tea, kas see on hea või halb, aga peapreemiat me ei ole veel kellelegi välja maksnud. Kui ma räägin sellest nagu vastutava inimese kontekstis, siis minu meelest see on hea. Võib-olla peaks kriitilise turvanõrkuse leidmise tasu pisut suurendama, et seda numbrit pisut üles saada ja vaatama, mis ta siis tuleb. Igal juhul see on need 2 nagu hooba, kus me saame teenust juhtida. Ja see on nüüd see, mis me oleme omandanud Bug Bounty või bugipreemia programmi kontekstis siiamaani. Aga et me ei oleks ainult kinni selles, mis on juba toimunud, vaid vaataks pisut väljapoole, siis ma näitaks ka eesmärke järgmiseks aastaks. Ja meie fookus on siin väga selgelt üks. Kuna GDPR kehtib horisontaalselt, siis luua võimalus ka teistel riigiasutustel sellest programmist osa saada.
Siin tuleb ära märkida, et fookus võiks ja peaks minu hinnangul olema seal, kuhu ka tavapärane ründaja Ivan saab ligi, ehk et kõik see avalik pool, nii nagu ta ligi saab, nii nagu ma mainisin, kus meil on olnud need meediakajastust väärivad sündmused. See tähendab seda, et kui ta peab kuhugi süsteemi sisse logima ja seal on nõrkus, siis päris suure tõenäosusega ta seda ikkagi ei tee. Ja milleks peakski? Kui ta saab lihtsamini mujalt, siis ta seda kasutab. Ja see on ka see, kus see fookus võiks olla selline, et me üritame toimetada samamoodi nagu ründaja Ivan. Ja see ei tähenda sugugi, et ma siin mõtlen alati häid sõpru idapiiri tagant, aga nimetame siis teda selliselt. Ja mis tuleb veel läbi rääkida ja heas mõttes läbi rääkida hiljutist Uberit siso vangistuse kohtuasja silmas pidades, et kui me seda pakume väljapoole, siis meie juristid peavad hästi palju tööd tegema, et lepingute mõttes kõik nüansid oleksid hästi kaetud. Ja me siin kuidagi ei riivaks kellegi õiguseid või ootuseid. Aga ma usun, et kui see asi on tehtud, siis on meil täiendav tööriist selles tööriistakastis, tagamaks turvalisust ja tagamaks turvalisust selles unikaalses digiriigis, mis meil täna on. Nii, ja ma siin osas peaaegu tõmbaks kokku ja küsiks, et mitu turvanõrkust sina täna paikasid? Ja kui sa ei suuda ühtegi vastust leida, siis võta lahti oma nutitelefon, kindlasti on mõni äpp, millel on uuendus tulnud. Et täitsa tasub teha. Ja lihtsalt ääremärkusena ütlen, et kui eelkõneleja ütles, et turvalisus maksab, siis ma räägin ühe pisikese loo ja loodetavasti lükkan sellega selle väite ümber. Ja nimelt, üks hea Eesti organisatsioon, suure tõenäosusega sõbrad idapiiri tagant käisid neil külas aasta alguses. Siuke klassikaline hübriid setup, midagi on Microsofti pilves, midagi on maa peal, täiesti tavaline setup. Ainuke häda on selles, et Microsofti default seadistus, isegi kui on default, sul on vähemalt võimalik aru saada, et kas oli damage. Need logid ei ole kindlasti nii head kui tuunimisel, aga by default nad on piisavad, et öelda midagi. Ja vaatasime otsa see, et damage'it ei olnud, oli positiivne, aga hakkas silma ka see, et tõepoolest see setup oligi default. Ei olnud ühtegi kahetasemelist autentimist, ei olnud logide korjat, ei olnud seiret, ei olnud mitte muffigi. Inimeste organisatsioonis, mitte väga palju, siuke täiesti okei. Tegime ettepanekute realiseerimine maksis 4 tonni, ka mitte väga suur summa. Täna maksavad 180 € kuus rohkem, igaüks võib arvutuse teha, aga ei ole neil midagi füüsilist maa peal, ei ole ühtegi serverit, mida oleks vaja uuendada, mida oleks vaja kaitsta, mida oleks vaja paigata, mida oleks aeg-ajalt vaja soetada, ei ole ühtegi litsentsi vaja, täpselt samamoodi, ei ole vaja ühtegi tegevust teha. Nii et päeva lõpuks nende jaoks, lisaks sellele, et nad said maailmatasemel seire, nad said maailmatasemel kaitse ja piltlikult öeldes no legacy, nende jaoks kulud ka kahanesid. Ehk et kui keegi tuleb ütlema, et infoturve ilmtingimata on kallis, siis järelikult tehakse võib-olla midagi natuke valesti. Sest kalliks läheb asjad siis, kui neid teha valesti. Nii, mina ütleks sellega aitäh ja küsimus jääb endiselt jõusse. Aitäh! Ma tulen kaartide segamiseks seekord siit poolt. No tule. Aga palju küsimusi on, ma hoiatan. Kuidas on korraldatud turvanõrkuse otsi ja kaitse? Kas enne häkkimist saab ennetavalt oma tegevusi teatavaks teha? Ühtegi, kui ma võtan seda sama sõpra seltsimeest Ivani,
siis tema ei anna mulle kunagi teada, et tema tuleb. Tema ei kooskõlasta neid metoodikaid, millega ta tuleb. Küll aga oleme meie lähtunud selliselt, et programmis on väga selgelt kirjas, millised tegevused on lubatud ja millised mitte. Ja kui ta annab sellest turvanõrkusest teada, obviously me teame sellisel juhul, kellega meil tegemist on, ja me näeme ka seda, et kas nendest nõuetest on kinni peetud või mitte. Ja me ütleme, et näed, võt sellisel juhul meie ei alusta teie suhtes, me ei tee kuriteoteadet, eks ole. Sest et kui ta leiab ükskõik mis muul viisil, ta annab teada, ta on ilmselgelt rikkunud, eks ole, või kui ta ka leiab ja ei anna teada, kuidas ta siis eristub sellest sõbrast Ivanist. Nii et ma arvan, et see on küsimus, mida võib-olla natuke mõeldakse üle, et tegelikult see reaalne elu on natuke lihtsam. Kas Boiko kaasus ei tekita häkkerites usalduskriisi? Eelkõige selles mõttes, et tullakse kriitilist nõrkust esitlema, aga Tõnu Tammer ütleb see peale, et tegemist on madala astme turvanõrkusega ja me ei maksa. Jaa, see on hea küsimus. Nagu ma mainisin, siis see on väga oluline küsimus, kuna me räägime rahast. Ja mida kõrgema kriitilisusega see nõrkus on, seda suurem on ka summa, eks ole. Ja kui me räägime riigi rahast, siis see on kõigile selge, et me peame käituma esiteks läbipaistvalt, aga ka hea peremehelikult, mis tähendab seda, et me peame asja hindama. Ja kui inimene ise arvab, et ta on leidnud hästi suure turvanõrkuse, aga ta on juhtumisi leidnud selle näiteks avaandmete andmebaasis, siis me peame vaatama seda nagu kontekstis, eks ole, et mis on see tagajärg ja mis on see mõju. Ja võib-olla selles kontekstis see enam ei olegi nii suur. Ja see on paratamatu, millega tuleb alati arvestada. Milline on õigussuhe häkkeritega? Kas nendega on sõlmitud andmetöötluslepingud? See on jällegi huvitav küsimus, sellepärast, et vähemalt mina ei tea, et kui ma tellin näiteks tavalist turvatestimist, ütleme, et osaühing X ja Z, tema palgal töötavad häkkerid Tõnu ja Toomas, et siis Riigi Infosüsteemi Ametil oleks kunagi mingisugust lepingulist suhet Tõnu ja Toomasega. Tal on tavaliselt lepinguline suhe selle sama osaühinguga, ehk et tegelikult, kui ma ütlesin, et see turbetestimine või bug bounty ja turbetestimine on ainukene erinevus on selles, et mille eest ma maksan. Ühel juhul ma maksan tunni eest, teisel juhul ma maksan tulemuse eest. Muul juhul see lepinguline suhe on suhteliselt sama. Kust leiab infot riigiteenuste puugitõrjeprogrammide kohta? Guugeldamine ei andnud tulemust? Guugeldamine tõepoolest hetkel tulemust ei leia, sellepärast, et see programm ei ole veel avalik, ta on piiratud. Kui on huvi liituda ja tahta anda oma panus, siis kirjutage mulle ja sellesse programmi me saame teid suunata. Me lähme ühel hetkel temaga avalikuks, siin on jällegi üks õpikoht, et me tahame aru saada, millist potentsiaalset koormust see teenusele tähendab. Ja kui meil täna mõni teenus heas mõttes annab saba, kui me hindame seda turbevaates, mitte käideldavuse vaates või koormuse vaates, siis ilmselt nad seda huvi ka sinna bug bounty osas võib-olla esialgu üle ei hinda, et meie eesmärk ei ole kuidagi ühtegi teenust maha jooksutada. Mis juhtus 259 päeva tagasi, et bug bounty tekkis? Tegelikult juhtus tiba varem, lihtsalt see nende asjade läbimõtlemine enda jaoks,
kuidas seda skeemi kokku panna, kuidas tagada, et lepinguliselt oleks asjad kaetud, kuidas leida usaldusväärne lepingupartner, need võtsid omajagu aega. Kui me räägime juhtumist, siis juhtum oli tänaseks pisut rohkem kui 365 päeva tagasi. Nii et natuke kulus tööaega ka. Kas veebiteenused saavad panna oma lehele CERT.ee Bug Bounty programmi kutsuva logo ja üleskutse ja kes selle kinni maksab, kui leitaksegi kriitiline turvanõrkus? Plaan on selline, et juhul, kui me räägime nüüd siin, kas ta läheb tagasi ka, võib-olla ei taha, kui me räägime siin sellest skoobist riigiasutuste üleseks, siis hetkel oleme ette näinud selliselt, et meie maksame selle kinni, turvanõrkuse leidmise, aga seal on ka teatud tingimused. Ehk et me ei aktsepteeri lihtsalt taotluse peale kandidaati, vaid me paneme ta läbi täpselt samast protsessist, kust me oleme läbi pannud omad teenused, millest ma slaid varasemalt rääkisin. Ja kõigepealt tuleb üle hüpata meie latist, sest ei ole mõtet maksta nende nõrkuste raporteerimise eest, kus me seda suudame ka ise tuvastada. DDoSid on siin, et jääda. Kas on näha mingeid trende, mille alusel võiks ennustada, mis suunas on küberrünnakud arenemas? Kas ja kuidas saaksime selleks valmistuda? DDoSid ei ole uus asi. Veebi turvanõrkuste kuritarvitamine ei ole uus asi. Ma väidan, et neid selliseid uusi asju väga ei tule peale. Kõik on juba kord läbi käidud vana. Pigem on see, et unustatakse, et ka vanadele asjadele tuleb tähelepanu pöörata. Ja see bugipreemia programm selles on positiivne, et kuna ta jookseb pikka aega, siis sul erinevad inimesed tulevadki erinevate oskustega erineval ajahetkel. Ja loodetavasti nad jõuavad selle nõrkuseni ennem, mida siis sõber Ivan homme tuleks kuritarvitama. Kui me saame selle täna kinni, siis ta kraabib homme endiselt kinnistust. Ja viimane küsimus virtuaalselt. Kas avaandmete kasutamine võib suurendada turvanõrkuste leidmist riigiportaalides? See ei ole päris selline vastus, millele saab vastata jah või ei, sest avaandmed on ikkagi pigem sellised andmed, mida riigisüsteemid hoiavad, mitte see, kas nende abil on võimalik riigisüsteeme paremini häkkida. Kus võib tekkida murekoht, on see, kui ma vaatan sind, Kaisa, ühest süsteemist, teisest, kolmandast, neljandast, viiendast, vaatan juurde Facebookist, LinkedInist, igalt poolt mujalt ja siis agregeerin need andmed kokku ja siis sa võib-olla nurised, et oi, et see komplekt tegelikult ei peaks sugugi enam avaandmed olema. Et kui ma vaatan nagu üks killuke korraga, võib-olla polegi hullu, aga võt tervikuna see võib mõjutada näiteks eraisikut. Kas saalist mikrofon võtab jalad alla ja... Mikrofon võtab jalad alla. Võtab jalad alla. Vähemalt üks julge. Läks tööle. Aga ma mõtlesin, et äkki saavad natukene seda, et kuidas see hinnastamine kujunes, et miks just 3000 €, et ma siin omaette nagu mõtlesin, et äkki sealt on 1-0 nagu tagant puudu. Et vaadates kas või seda sama palju me täna tunnipõhiselt maksame turvatestimise eest ja ka selle eest, et mitte midagi ei leita, aga selle eest maksame. Et siis palun ava natukene hinnastamist. See on hea küsimus, kuskilt tuli alustada. Ja kuna ma ütlesin, et me teeme seda esimest korda, siis äkitselt me võtsime šnitti ja Twitteri mingisugustelt asjadelt. Ühesõnaga, kuskilt tuli alustada, see on väga hea küsimus, kas ta peaks olema endiselt selline. See ei tähenda seda, et me ei või mõne kriitilise asja eest maksta rohkem, kui see tõepoolest, see mõju ongi suurem, aga aus on vähemalt teisele poolele mingid mängureeglid ette öelda. Kas saalis on veel küsimusi?
Aitäh. Küsin seda, et kas te saate avalikustada, kui palju see Bug Bounty programmi rakendamine teile ajalises mõttes maksma läks? Meil oli hulga töötunde maja sees nii erinevate tehniliste inimeste kui ka juristidega selleks, et need võimalikud nüansid läbi mõelda ja kirja panna. See nüüd palju seal töötunde täpselt oli ja palju kellegi palk on ja sealt arvelt siis korrutada, et näed, et lepingusse jõudmine maksis nii palju. Seda statistikat ma ei tea, kas oleks väga efektiivne korjata. Õnneks ei olnud väga palju. Minu meelest see oli täiesti siuke mõistlik aeg. Ta oli siuke mõni kuu tegevusi, nii et sul iga nädal oli siuke paar koosolekut sellel teemal. Aitäh, Tõnu! Meie aeg on läbi saanud. Aitäh!